Ja teine projekt nüüd kohtuniku kompetentsi mudel, mida Ave Hussar sai eelmine aasta juba sissejuhatavalt, eks ole, tutvustasid. Nüüd saad kuulda, mis siis selle aasta jooksul on toimunud, et Ave, ole hea. Oled siin, jah. Austatud täiskogu, hea meel on ühendada siis juba täna kõneks olnud sellised märksõnad, ühelt poolt siis töö tulemused, mida oodatakse, ja just äsja ekraanil olnud küsimus, milliseid inimesi me kohtusse ootame. Ja seda sellepärast, et just nimelt tulemustele orienteeritus on ka põhjus, miks kompetentsimudelit meie pidasime vajalikuks. Ma usun, et nõustute, et töö tulemused, need, mida me ootame, see, mida te alles hakkate kirjeldama, kuidas neid mõõta, aga las see jääb, vajavad teatud kompetentse ehk teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis meid viivad nende tulemusteni. Ja sellesse suurde pilti võiks lisada ka eeldused. Esimesed siis nendest pigem sellised, mida annab arendada, olgu see enne kohtunikuks saamist või ka kohtunikuks saamise järel. Eeldused, mõned neist peavad olema siiski enne olemas. Ja lõppude lõpuks on ju meie enda ühine ülesanne nüüd luua selline keskkond, mis arendab kohtunikku just selles suunas või nende kompetentside juures, mis nende tulemusteni viivad. Nii. Ja selleks, mis me tegime töörühmaga, kellele ma muidugi väga tänulik olen, me kõigepealt kaardistasime kõige keerulisemad olukorrad kohtuniku töös, et selekteerida välja just need omadused või need oskused, teadmised, kompetentsid, mis päästavad suurepärase kohtuniku selles keerulises olukorras. Ühesõnaga mitte nagu laiapõhiselt kõike, mida võiks vaja olla, vaid just see midagi, mis eristab siis head kohtunikku, suurepärast kohtunikku siis heast kompetentsist. Keeruliste olukordade pinnalt siis märgistasime needsamad kompetentsid, mis siis päästavad nendes olukordades, ja omakorda, et oleks selgelt kuidagi näppu peale pandav, hinnatav, jälgitav, sõnastasime need kompetentsid tegevusnäitajateks. Need omakorda jagunesid meile 3 gruppi. Te kõik, vähemalt kohtunikkond, on saanud ka kompetentsimudeli sellise tulemuse enda silme ette. Esimese punkti juures oli professionaalsus, teiseks asjalikkus, inimlikkus ja tõhusus. Hästi põgusalt kommenteerin. Esimesse plokki koondusid need tegevusnäitajad, mis võiksid olla üldised. Te näete, et need on suunatud vaatega siis ühiskonna poole. Teise plokki on pigem kogu see, mis suhtlemisega annab kohtumenetluses ära teha. Nii osaliste suhtes, kolleegide suhtes. Ja lõpuks 3. plokk adresseerib küsimusi, kuidas olla tõhus, milleta ka ei saa. Ja kodune ülesanne juba jookseb seina peal, ma näen. See oli siis teile ette saadetud kompetentsimudel ja need kokku saanud 20 punkti. Ja ma palun teile esile tõsta just see või 3 need, mis eristaksid siis suurepärast kohtuniku heast kohtunikust. Ja vaatame, mis saab. Senikaua ma märgin ära sellised lähtepunktid, mis meid sellel teel juhatasid. Esiteks kohtuniku autonoomsus. Me oleme täiesti veendunud, et kohtunik saab läbi kas või selle sama kompetentsimudeli sellise toetatud eneseanalüüsi ise otsustada oma arengukohad ja vajadused. See ei pea olema koolitus, see võib olla mingisuguses muus vormis toetus, enesearendus, aga see võib olla ka märkus keskkonnale selles mõttes, et midagi on vaja kohtukorralduses muuta. Nii et enesehindamine on see põhiline, mida me tahame sellega saavutada. Meie jaoks on see positiivne programm. Me ei taha näpuga näidata, mida sa ei tohi teha, vaid pigem see tõesti, mis tõenäoliselt viiks heade tulemusteni. Millised on need kompetentsid, mis tõenäoliselt viiks hea tulemuseni. Kindlasti toetaks rakendust see, kui me süsteemis üldiselt oleksime ühel meelel selles, et areng on võimalik. On võimalik nii-öelda elukestva õppe vormis ja koos ja ühiselt eraldi täpselt selles vormis, mis parasjagu üksikut või konkreetset kohtunikku kõige paremini siis toetaks. Aga just see, et ma ei tule
süsteemi sisse nagu sellisena, nii ilusana, nii targana, nagu ma olen, vaid et see on tegelikult alles tee algus. Lisaks pean oluliseks alla joonida ka seda, et nii-öelda kohtunikkonda siseneks siis õigete eeldustega inimesed ja praegu oleme sellega ankurdanud sellise 3 punkti. See peaks olema kindlasti arutlusvõimeline, kehtestavus peaks olema tugev ja eetilisus. Ja kuidas seda toetavat keskkonda kujundada, osa sellest on kirjas ka arengukavas personalipoliitika osas. Nii, korraks heidaks pilgu siia tulemustele ja kõige enam on siis saanud see järjepidev kaasas käimine siis ajaga. Teie saate veel seda kuni ettekande lõpuni siis ka muuta seda järjestust. Ja inimlikkus, hoolivus paistab siit ka läbi. Nüüd kõige eelneva pinnalt paar punkti konkreetse rakendusplaani kohta. Esiteks, seesama 20 punkti tahaksime välja panna tulevaste kohtunike jaoks. Õigupoolest juba nende jaoks, kes õigusteaduskonda astuvad või seda teed valivad, neil oleks selge siht silmes, mida nendelt selles ametis oodatakse. Ma usun, et nõustute, et need 20 punkti on tegelikult lihtsas keeles ja ma arvan, et nagu läbi mõtestatud ja ma kinnitan teile, et töörühm tegi väga sisukat, väga innukalt tööd, et see kõik on läbi mõeldud. Ja ka muutuste juhtimine saab toimuda läbi selle mudeli. Ja seda seetõttu, et me vaikselt oleme juba nüginud nendesse punktidesse sisse ka seda, mida te hiljem loete kõrvale võib-olla arengukavast ja mis iganes siin veel edasi hakkab saama. Eelkõige pean silmas meeskonnatööle suunatust, aga ka sellist avatust ütleme, ühiskonna poole nagu vaatamist. Nüüd teiseks rakendusvaldkonnaks oleks koolitus- ja arendustegevus ja selles osas esiteks ma meelega kasutan koos siin nüüd koolitus ja arendus just nimelt, et ma ei räägi ainult sellisest klassikoolitusest või ka üldse mingist õpetamisest kui sellisest, vaid ka muudest arendustegevustest. Ja selles osas juba kohtunikkond nägi pilootprojekti, see oli küsimustik koolitusvajaduse väljaselgitamiseks. Ma olen väga tänulik nendele peale pisut alla 100 kohtuniku, me saime personaalse tagasiside, küsimustik oli pikk, me töötame selle kallal, aga lähtealus oli siis see, et kõigepealt samamoodi nagu mina täna alustasin, et me vaatame otsa töö tulemustele, kuidas te seda teete, palun arutame seda millalgi hiljem, aga selle pinnalt siis peegeldada, et mis on see midagi veel, millest saaks midagi paremini teha, mis aitaks nendele tulemustele kaasa. See oli selle küsimustiku mõte ja see seos, miks A, kõigepealt küsisime tulemuste järgi ja B, miks oli seal reas siis need kompetentsid, mis võiks nendele tulemustele kaasa aidata. Ja lõpuks eraldi rakendusvaldkonnana tahaksime alustavate kohtunike jaoks seda mudelit rakendada järk-järgult koostöös nende mentoritega, sest me ju teame, et väga vähe õpetame kohtunikke enne nende ametisse astumist, samas ei ole meil ju kohtunikuteenistust, nõnda, et mentorlus kui selline või juhendamine ongi see põhiline kanal praegu, kus me saame toetust pakkuda. Ja kokkuvõttes siis äsja valitud, põnev, kes saab mul siis kohtunikueksami komisjoni liikmeks, jätkub siis töö kohtunikueksami komisjoni ja koolitusnõukogu vahel, et saada kokku selline sidus, ma ei taha öelda dokument, aga sidus mõttekäik, milliseid kohtunikukandidaate me ootame, millised eeldused neil peaks olema, mida me ootame juba, et nad teavad, oskavad, millised hoiakud, mida me hakkame ise õpetama ja milliste tulemusteni see peaks siis viima. Loodan jälle, lõpetan samade sõnadega nagu aasta tagasi, loodan koostööle ja tänan. Anname ka avet, et nüüd me oleme andnud ülevaate teile kõigist nendest projektidest, mis siin kohtusüsteemis siis käimas on, kohtuhaldus, arengukava, siis kuvandi projekt kui ka siis kompetentsimudel. Kõik nad on ju
selles mõttes ühes suunas ikkagi, et areneda edasi, et vaadata, mis saab, ja kuidagi teaduslikult läheneda ka võib-olla siis asjadele. Nii, kuulge, enne kui me nüüd lõunale läheme, siis härra ministri volitusel on mul teile edastada hea uudis. Härra minister kirjutas meil hetkel just alla käskkirja kuulutada välja 4 uut kohtuniku konkurssi. No näed, kõik on tsiviilikohtunikud, 2 Harjusse, 2 Virusse. Nüüd ma ütlesin seda, et nüüd sa pead selgitama, et tulevad kõik su juurde ja küsima, miks meie ei saanud. Aga need, kes, no niimoodi, et jah, nii see elu on. Aga esimene uudis oli hea, ma võib-olla peaks teist ütlema niimoodi, et juurde, et kuhu nad on.